Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja täna on mul teile teada anda see, et homme õhtust alates on võimalik osaleda uuel seminaril. Ja see on selline seminar, mille pealkiri on Varjatud tehnoloogia projekt Suurendusklaas. Ja see on üks väga oluline seminar. Selleks, et sa mõistaksid, mis on selle kõige taga, et mina ja paljud teised valgustöötajad on öelnud, et valgus on võitnud. Kuidas on see võimalik, et valgus on võitnud, kui me näeme väljas mida iganes toimumas? Kui me näeme hirmsaid asju toimumas ja meid hirmutatakse erinevate asjadega ja väljaspool räägitakse ainult ühest stsenaariumist, mis kõik viib justkui nagu järjest hullemaks ja hullemaks ja hullemaks. Mis mõttes nagu on selline asi üldse võimalik öelda, et valgus on võitnud. Enamik ütlevad, et pole ju. Aga selles seminaris ma seletan ära, kuidas see on võimalik, mis seal on taga, mis läbi selle projekti nimetusega Suurendusklaas ehk inglise keeles Looking Glass, Project Looking Glass, mis selle tehnoloogiaga on olnud võimalik teha, miks ja kuidas. Ja see seminar seob kokku, ma arvan, väga-väga palju neid asju, mida me oleme ise juba kogenud ja millest ma olen enda seminarides rääkinud, nagu kõikides seminarides. Ja see ei tee kokkuvõtet kõikidest nendest seminaridest, aga ta just võtab selle kokku, et sa saad aru, miks just nimelt see, et kuidas ma saan olla nii kindel, kuidas ma saan olla nii rahulik, kui väljas toimub mida iganes ja ma ikka veel räägin seda sama asja, et me jõuame lõpuks ja õige pea hoopis teistsuguse kogemuseni ja teistsuguse maailmani. Ja see on midagi, mis ma loodan, et tekitab sinu sisse täpselt samasuguse rahu ja kindla teadmise ja tunde, et kõik on hästi, isegi siis, kui väliselt ei ole kõik hästi. Et saab juba sellele seminarile registreeruda endiselt www.kaialiisa.com/internetiseminarid. Ja homme õhtul siis kella 6 hiljemalt saadan välja siis need seminari lingid ka vaatamiseks, nii nagu siiamaani. Nii et ja mul on teile üks palve ka seoses sellega üldse minu seminaridele registreerimisega, et kui sa ei ole kindel, siis et sa tahad seda seminari vaadata, siis ära registreeru. Sellepärast, et minu süsteem jookseb kokku siis, kui väga palju on neid, kes lihtsalt proovivad, et vaata, mis saab. Et proovin registreeruda ja et tuleb edasi minna, siis ma parem jätan edasi minemata sealt. Et esiteks see tekitab mulle lisatööd ja mul on niigi tööd palju, uskuge mind. Ja teise küsimusena on see, et paljud kirjutavad mulle kohe, kui nad on registreerunud, kui nad saavad selle vastusõnumi, et te olete registreeritud, siis saadavad mulle kirja, et kus see link siis on. Aga kui te lähete selle kõikide minu seminaride registreerimise lehele, kus on kirjeldatud ära see seminar, seal on kirjas ka 2 korda ja punaselt, et ma saadan need lingid käsitsi ja hiljemalt kella 6 õhtul ja kui sa registreerid peale kella 4 õhtul, siis võib juhtuda, et sa saad selle lingi alles järgmisel päeval. Ja selles mõttes kannatlikkus on voorus. Te ei jää mitte keegi, mitte ühestki lingist ilma. Kui te olete registreerinud, siis te saate kindlasti ligipääsu sellele seminarile. Ja olgu öeldud, et seminari link on siis isiklik. See ei ole mõeldud koos vaatamiseks, see ei ole mõeldud
edasisaatmiseks, see ei ole mõeldud jagamiseks. Sest sellisel juhul, kui sa seda eirad, siis sa vead alt nii iseennast kui ka mind, kui kõiki teisi inimesi, kes seda seminari vaatavad, ja paraku hakkab tööle ka karma. Mil viisil, seda ma ei tea. See sõltub sellest, millise tundega ja teadmistega sa seda kõike teed. Nii et ma leian, et see seminar on üks olulisemaid minu seminaride seas ja üks olulisemaid, mis aitab sul võimalikult väheste kannatustega oma elus edasi liikuda. Nii et kohtumiseni seminaril ja kohtumiseni ka õige pea Valguse kanalil juba uute oluliste teemadega. Kohtumiseni.